Tere kõigile Elustiili saade teiega koos TV3-s. Mina olen Mark Anatoli Ein. Praegu me oleme Eestis Tallinnas vanalinnas ja see on Niguliste kirik, kus toimub suur moeetendus Embassy of Fashion Paradiis. Täna me näeme Eesti tuntud disaineri kollektsioonid ja see on Aldo Jarso, Riina Põldroos ja Kätlin Bachkam. Kindlasti me räägime disaineritega, külalistega ja naudime moitsaid hetki. Alustame kohe praegu. Oleme Tallinnas, Niguliste kirik, varsti juba algab moeetendus Paradiis ja meiega koos on ainult suured staarid. Tere õhtust! Tere õhtust! Tere õhtust! Ja me tõepoolest valmistusime tänaseks etenduseks, me ei ole veel midagi näinud, aga kuna pealkiri oli Paradiiso, siis me otsisime oma koduaiast lilled ja panime omale kübarale. Mis on teie jaoks moeparadiis? Ma loodan küll, sest kui me nii pilte vaatasime, seal oli kõik nii õrn ja nii ilus, et ma loodan, et see kõik nüüd haarab meid endasse. Teie soovid kogu Eestile varsti algab show? Mina soovin suveks seda, et inimesed leiaks ennast mõnusalt kuskil puhkamas ja leiaks oma stiili ja tunneks ennast hästi. Embassy of Fashion moeetendus ja meiega koos pressiesindaja Carolyn Soidla. Tšau, tere õhtust! Tere õhtust! Kuidas oli üldse ettevalmistus täna? Ütleme nii, et oleneb siis, mis amet siin kellelgi oli. Minul oli üsna rahulik. Me tulime siia, vaatasime kõik asjad toolid üle, panime siis kohad paika. Et üsna selline minu töö oli siuke rahulikum. Mis on nagu teie jaoks on paradiis? Minu jaoks on paradiis õnnelikkus, mood kindlasti ja selline mõnus õhkkond. Ja teie soovid kogu Eestile? Jälgige fashion show'sid, ammutage sealt inspiratsiooni, kandke rohkem värve. Just, ja julgege katsetada. Ja olge meiega koos TV3-s! Meiega koos on tuntud Eesti disainer Kätlin Bachkam. Tšau, tere! Tere! No varsti juba algab moeetendus, aga milline on täna üldse siin atmosfäär Niguliste kirikus? No atmosfäär on täiesti ülev, see on taevalik nagu paradiis. Teie jaoks kõige paremad top 3 trendid sel kevadel? Sel kevadel, mulle isiklikult meeldib näiteks loungewear, nagu pidžaamad, hommikumantlid, neglišeed, see on minu isiklikud lemmikud, et neid nagu kanda nagu tänavariietusena ja näiteks kui nad on siidist või sametist, täiesti imeline. Seal on palju narmast, palju siukseid hõljuvaid rüüsid, siidiseid, neglišeesid, et kõike seda, mis mulle endale nagu meeldib kanda ja mis mulle kuidagi tundub, et on praegu ka aktuaalne. Suvi tuleb, tahaks olla kuidagi mugav ja muretu ja stiilne. Minu moesoovid kogu Eestile on see, et olge stiilsed ja olge õnnelikud ja nautige oma elu. Tere õhtust! Tere õhtust! No milline on siin täna atmosfäär? Räägi mulle! No ikka ilusad inimesed ja ilusad riided. Atmosfäär on väga luksuslik, ja. Mis on sinu jaoks täieline paradiis? No paradiis on sinine meri ja pilved, päike, rannaliiv. Minu jaoks on see paradiis. Kuidas sulle meeldib Embassy of Fashion 3 tuntud Eesti disainerid? Mulle väga meeldib. Eriti mulle meeldib Riina Põldroos. Tema kleite on mul mitmeid ja teda ma väga armastan. Aga mulle meeldivad ka nii Aldo kui Kätlin. Millised on kõige tähtsamad trendid sel kevadel? Top 3? No mina arvan, et lisame oma ellu värvi, samas mugavust. Ma soovin, et ei mõtleks liiga palju üle ja kannaksite seda, mis teile meeldib.
see on kõige tähtsam. Ja see on kuldsed sõnad. Ja just, et kui te ise endale meeldite, siis te meeldite teistele ka. Me oleme Niguliste kirikus, kus toimub täna suur Embassy of Fashion moesündmus ja meiega koos on Riina Põldroos, tere! Tervist! Mis me täna näeme ja milline on üldse täna siin atmosfäär? No täna me näeme Embassy of Fashion kevadkollektsioone, et väga palju helgeid värve, lendlevaid vorme, imelisi kangaid, kõike. See on täitsa paradiis. Mis see tähendab teie jaoks? Paradiis on see, mille poole me kõik ju püüdleme lõpuks, on ju, et selle moeshowga me üritame sellise väikse tükikese selle tuua siia tänasesse hetkesse. Aga palju aega läks ettevalmistuseks? No kollektsiooni ettevalmistus hakkab kohe pärast eelmist show'd, et siis põhimõtteliselt pool aastat oleme seda ikkagi ettevalmistanud, aga selline viimane õmblemine ja tugevam töö on võib-olla kestnud selline paar kuud. Mina olen seekord kasutanud kangast, mida ma väga palju enne kollektsioonides ei ole kasutanud, organsat, et see on selline läbipaistev kangas, mis teiselt poolt, ta on ühelt poolt hästi õhukene, aga hoiab väga hästi vormi, nii et sellest on tehtud sellised suured 3D lilled kleitidele ja suured seelikud, aga teised ikkagi nagu sama, mis ma kogu aeg kasutan, siidi. Koha valimine on alati hästi keeruline töö, et leida täpselt see sobiv koht, et kus kollektsiooni näidata. Et kuidagi see Niguliste kirik on kogu aeg olnud hingel, et siin ja praegu on see altar on lahti ja et meil on siin palmid ja see kõik on nii pidulik ja nii helge ja ilus, et tõeline koht paradiisiks. Teie soovid, moesoovid kogu Eestile? Tuleb olla helge ja ilus ja kevadine, et mida suvisemaks ja soojemaks ilm läheb, tuleb seda ka nagu riietuses ikkagi väljendada. Katrin Tust meiega koos, tere õhtust! Tere õhtust! Nii tore teid näha. Mis on teie jaoks tähendab paradiis? Ma arvan, et midagi sellist helget, ilusat, armastusväärset, kindlasti ka vallatut, nii et ja vabadust kindlasti. Loomulikult see on ikkagi ju kunstiväärtus ja väga põnev koht, et iga päev siin ei käi, nii et ma arvan, et väga tore, et mood on just nimelt sellises kunstimuuseumisse kirikusse toodud. Teie soovid kogu Eestile? No ootame seda suve ja loomulikult praegu siis naudime seda kevadet, mis sest, et ei ole nii soe, aga tegelikult on ikkagi ju imeilus. Jäige meiega! Räägime külalistega ja staaridega, tere õhtust! No tervist! Nii tore siin näha, nagu pole ammu näinud. Kus sa üldse praegu rohkem nagu elad, kas Prantsusmaal või Tallinnas, Eestis? Ikka Pariisis ja, ikka Prantsusmaal. Mis sinu jaoks tähendab paradiis ja kus see asub? Paradiis on su enda südames, eks ju, ja su enda peas. Ega seda paradiisi kuskilt mujalt eriti otsida ei anna, kui ikka iseenda sees, sest et kui endaga pole rahul, siis võib su ümber olla ükskõik milline kuld ja kard, ega siis saab paremaks ja õnnelikumaks ei muutu. Ega see ongi selline väga budistlik arusaam, eks ju. Paradiis on su enda sees. Niguliste kirik on ju, muuseum on ju selline suurepärane koht ja neil on siin ikka oma ajalugu Embassy of Fashionil ja Aldol ja kõigil, et nad on teinud siin showsid varemgi, et see on selline väga paradiislik koht ju täiesti. Ja sinu soovid kogu Eestile? Nautige seda ilusat valget aega, mis kohe on hakkamas suve, kevadet ja seda meil väga palju siin Põhjamaal pole, et võtke sellest viimast. Jäige meiega! Embassy of Fashion moeetendus Paradiis jätkub, aga see pole veel kõik, mis me saime teile näidata. Praegu me teeme ühe stiilse pausi. Olge meiega koos TV3-s.
stiili saade TV3. Praegu me oleme teiega koos Tallinnas kesklinnas Viru keskuses, kus asub meie lemmikbutiik Gold Time. Aga praegu on meiega koos Gold Time'i esindaja Kaisa, tere, tšau! Tšau, Mark ja tere, kallis televaataja! Nagu me teame, et varsti on juba jõuluaeg, aga milline on siin Gold Time'is õhkkond, atmosfäär? Atmosfäär on loomulikult jõulusaginad täis ning me tunneme juba seda inimeste ootusärevust ja rõõmu sellest, et sa saad märgata teineteist ja täita unistusi. Seega ütleksin, et väga-väga eriline aasta, kõige unikaalsem aeg on käes. Gold Time'is on loomulikult kingiideid väga palju erinevaid, aga pühade ajal sooviksime meenutada, et kõige olulisem väärtus teie elus on ühiselt veedetud aeg. Viise, kuidas aga teineteisele öelda, et sa hoolid, on väga palju mitmeid. Näiteks vääriskivid on ideaalne kingiidee selleks, sest näiteks rubiinid meenutavad, et ta on su elu suurim armastus, see kirglik, sügav, punane värv ja tema tähendusvälja, ta on ju olnud hellenistlikul perioodil Afrodite vääriskivi, taevalik kivi, safiir ja loomulikult smaragdid, mis soovivad oma kandjale alati toovad head õnne seega. Meil oli väga suurejooneline õhtu nimega Naudingute aeg, õhtu pühendatud vääriskividele ja täpselt selle õhtu raames me siis tutvustasimegi kõiki neid kauneid kuninglikke vääriskive, mida peetakse siis maailmas nendeks tippude tipuks ehk siis rubiinid, smaragdid, safiirid ja loomulikult teemantid. Ja selle kauni õhtu raames siis me inspireerusime 17. sajandi madalmaade kunstist, mida saab praegu näha Kadrioru kunstimuuseumis ja me tõimegi siis kultuuri, kunsti ja ehted kokku ühte tervikusse ja sest oleme ausad, kunstiajalugu samamoodi nagu kunstiajalugu on rääkinud lugusid, samamoodi räägib lugusid ka ehtekunst, olles nii kunstil endal fookuseks kui ka olnud ise selleks kunstiteoseks. Seega oli väga palju, millest inspireeruda, mida jagada ja öelda aitäh oma headele partneritele. Meiega koos oli Liisi Koikson, kellega koos me oleme siis ühendanud sellel aastal oma jõud, et meenutada, et pole paremat aega kui see, mis meil praegu olemas on, et astuda oma elu rambivalgusesse. Samuti toidukunst rääkis lugusid, iga sümbol tähendas midagi ja toetas seda tervikut, mis oligi siis inspireerunud sellest kunstist. Ja loomulikult need kaunid vääriskivid, mille me tõime eksklusiivselt, käisime ise Itaalia Euroopa suurimal juveelimessil valimas neid siia. Et eestlane saaks ka näha natuke seda kuningakodade ja aastatuhandeid armastatud juveelide ilu ja sära omas päris ehedas kohapealses mahlas. Pühade ajal suurim sõnum on see, et kõige olulisemad kalliskivid meie elus on meie inimesed. Teie jõulusoovid kogu Eestile? No meie suurim soov on, et inimeste unistused täituksid ning jõulurahu jõuaks kõigini. Kui me räägime kingitustest, aga kuidas pidada oma kallimaid meeles, siis tahaksin meenutada, et ei ole valikut, mida meilt ei leiaks. Ehk siis meestele koos veedetud ajasümboliks käekell. Loomulikult kalliskivid meenutavad naisele, kui oluline ta su jaoks on ja perepisemad leiavad kindlasti oma meelisehted kui ka lastekollektsioonid. Tulge külla ja olge meiega koos TV3-s! Ainult säravad külalised meiega koos Annu Sagim, tšau!
Mjau. Mjau ja tšau. Milline on siin täna atmosfäär? Täna on väga eriline ja väga sophisticated, et kõik inimesed on kuidagi vaos hoitud. Mis on sinu jaoks paradiis? No paradiis on see, kui ma ikkagi olen mingis sellises kohas, mis jätab mulle eluks ajaks mingi emotsiooni. Ehk siis, kui ma tunnen ennast kurvalt või natukene, võib-olla olen ületöötanud, võib-olla olen stressis, aga ja hiljem ma vaatan neid videosid, sinu omasid eriti, mis on alati väga positiivsed ja pilte, siis mul nagu meenuvad need hetked ja need on nii olulised, et lausa pisar tuleb silma. Sinu soovid, moesoovid, sensuaalsed soovid ja kevade soovid kogu Eestile. Ma ärge kartke värve, mulle tohutult meeldib, kui ma siin täna ringi vaatan, inimesed on näinud vaeva. Nad on mõelnud, kuhu ma tulin, miks ma tulin ja mida ma tahan siit saada. Ja nad on ka vastavalt ennast riidesse pannud. Ehk siis, kui te nüüd vaatate täna siin ringi, siis te saate täpselt aru, kuidas käituda, kuidas riietuda ja millises meeleolus olla. Ja jääge meiega! Kaia Triisa on meiega koos. Tšau! Tšau! See nii super välja näed. Aitäh! Ja ennem kui me teame kõik, milline atmosfäär on siin, kust koha see imeline luk ja palju aega täna läks ettevalmistuseks? No, minul on Ketlin. Ja aega ei läinud väga palju. Ketlini käest peab küsima, palju temal läks aega tegemiseks. Nii et ei. Mul oli pigem ikkagi see, et ma olin näinud natukene mingid pilte, mis meid ees täna ootab. Ja ma pigem olin see, et jõuda õigel ajal siia. Ja... Milline on täna siin üldse atmosfäär, nagu õhkkond siin kirikus? No ma arvan, et kirikus on alati midagi teistmoodi. See annab juba hästi palju suursugust ise nagu juurde üldse sellele kõigele. Ja no kui sul on kilomeetrite viisi siidi, siis mis saaks veel parem olla, kui mitte siin? Sinu soovid kogu Eestile? Päike tuleks välja. Ja ainult suured staarid meiega koos. Tšau, tere õhtust! Tere õhtust! Nii tore teid näha. Kuidas sulle meeldis moe etendus täna? Väga imbassilik. Ütleme nii, et Riina on alati oma enda klassikas selles mõttes, et tal on väga oma käekiri, tal on väga oma klientuur ja lõpukleidid Riina Põldroos on kindlasti midagi sellist, mis on võib-olla iga väikse tüdrukunistus. No Aldo üllatas, on näha, et tal on, kuidas öelda, selline tugev inspiratsioon sees. Aldo on väga tugevamalt kui võib-olla mõned aastad on tal olnud selline nagu otsimise teema, aga täna oli tema läbi aastate selline liter, hea lõige, selline nagu tugevus, hästi ilus värvigamma ja noh, Ketlin, kes armastab Ketlini, siis ma arvan ka väga tugev kollektsioon oli Ketlinil, nii et võib-olla, mida ma võtaks kokku, on selles mõttes, et midagi, mida tasub kappi soetada, mis on moes ka 20 aasta pärast, aga väikeste selliste kaasaegsete nüanssid. Tahaks teada teie soovid kogu Eestile? Kogu Eestile või? Rahu. Et see on võib-olla minu tänane nii eluliselt kui võib-olla see punkt oma elus, kus ma tahaks kõige rohkem rahu, tasakaalu, stabiilsust ja kiireid otsuseid. Jääge meiega! Embassy of Fashion moe etendus Paradiso Paradiis ja meiega koos Aldo Jarso. Tšau! Tšau! Uskumatu moe etendus, aga esimene küsimus üldse, milline on siin täna atmosfäär? Paradiis, kevadine paradiis, et sest külmast ilmast on nii kõrini, et kõik ootavad suve ja me proovisime selle suve kirikus tuua nagu lavale. Me oleme näinud nagu esimene kord nagu sinu elus, see nagu meeste kollektsioon, kus kohas tuli see mõte üldse? Praktilisest vajadusest. Meestel ei ole ilusaid riideid poest saada. Ma ei tea, kus sina käid ostmas enda riideid, aga kindlasti mitte Tallinna poodides. Nii. Ja siis mul tõi mõte, et ma vajan ise nagu ägedaid riideid. Mu klientide mehed vajavad. Kõik kohe küsivad. Ja nüüd ma tegin need asjad ära.
Mulle meeldib see koht, Niguliste muuseum meeldibki sellepärast, et siin on seda õhku ja ruumi, mida väga vähestes kohtades on. Ja kui välismaal toimuvad need etendused, toimuvadki tegelikult sellistes ilusates suurtes ruumides, siis Eestis neid ruume ei ole nii palju võtta, aga mina võrdlen kõige rohkem siis nagu tegelikult seda Niguliste muuseumit Grand Paleega, kus tegi eluaeg showsid, Chanel'i showsid Karl Lagerfeld. Et see avarus, kõik see, jah, rahvast mahub vähe, aga kas mood peab siis olema nii 3. või 5. reast vaadatav, et nagu me siin suutsime teha, et ongi ainult 2 rida ja inimesed kõik näevad. Kandke värve, siis tuleb see ilus suvi ka lõpuks kätte, et ootame. Ja olge meiega koos TV3-s. Rohkem seda parem. Suur moeetendus Embassy of Fashion ja see on paradiis, aga see on kõik, mis me saime teile täna näidata. Jälgige meie Instagrami ja YouTube kanalit ja veel moeinfot te leiate Lifestyle Baltic uues ajakirjas. Teiega oli Mark Anatoli Ein. Näeme juba järgmisel nädalal Elustiili saates.